Eetris on järjekordne valimiskool. Esmalt vastus eelmisel korral esitatud küsimusele. Millise Eesti erakonnaga on tegemist? Palju vastajaid oletasid, et kujutatud on parteid, kus on osakondade ja piirkondade juhid ehk Ortsgrupp ja Kreisleiterid, volikogu ja juhatus ehk KAU ja Reichsleiterid, siis veel noorteorganisatsioon, Hitlerjugend ja kõige keskel aga Führer. Õige vastus on aga Keskerakond. Savisaar. Tänase valimiskooli teema on aga, kuidas koostavad erakonnad Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimisnimekirju. Kes saavad etteotsa, kes peavad jääma välja. Muidugi, alati on olemas ka teoreetiline võimalus, et inimene, kes soovib oma valijaid esindada, ei kuulugi ühessegi erakonda ja on niinimetatud üksikkandidaat. Kuid see võimalus on tõesti vaid teoreetiline. Kui sa ei kuulu mõnda erakonda, siis ei valida sind parlamenti või linnavolikokku mitte kunagi. Kuid ka sellest, et sa lihtsalt kuulud mõnda erakonda, ei pruugi piisata. Juba 1968. aastal tõestati ühe sotsiaalteadusliku uurimuse abil, et parteide sees tehtavate valikumehhanismide abil tõrjutakse kõrvale 99,96% erakonna liikmetest. Ja tavaline valija saab hääletada vaid nende 0,04% kuuluvate inimeste vahel, kelle parteid on tema jaoks eeshoolde korras välja valinud. Kuidas saada nende 0,04% hulka? Millised on reeglid? Reegel number 1. Reegleid pole. Mõnes erakonnas paneb inimesed järjekorda volikogu. Teises erakonnas on volikogu ülesandeks aga ainult kinnitada. Kord piirkonnajuhatus sätestab, kord kooskõlastab. Siin-seal toimuvad eelvalimised. Siin-seal aga mitte. Kuid tegelikult otsustajad pole volikogus, pole ka juhatuses. Reegel number 2. Seda, kes saavad üleriigilistes nimekirjades etteotsa, otsustatakse kitsas ringis, mida nimetatakse erakonna tagatoaks. Erakonna tagatuppa kuulub tavaliselt 5-6 inimest, mitte rohkem. Just siin tagatoas otsustatakse, kes on tulevastel valimistel erakonna favoriidid ning kes mitte. Viimaste sekka kuuluvad tavaliselt need, kes ei suuda tuua piisavalt hääli, kes on partei juhatusega opositsioonis või kes on lihtsalt liiga vanad ja väetid. Favoriitide sekka saavad aga erakonna juhid, suured häältemagnetid, üksikute piirkondade juhid ja ka mõned inimesed, kes võiksid ohustada juhtkonna positsioone erakonna sees ning kellega seetõttu tuleb sõlmida diil. Saad parlamenti, kui lõpetad meie kritiseerimise. Kui sa pole erakonna juht, häältemagnet, piirkonnajuht või keegi, kellega tehtaks diil, siis paraku sa nimekirja etteotsa ei saa. Säärane ongi lühidalt süsteem, kuidas erakonnad valivad välja inimesed, kes kohalikke omavalitsusi ja kogu riiki pärast valimisi juhtima hakkavad. Siin on üks tabel. See selgitab, kui demokraatlikud erakondade otsustamisprotsessid on. See telg siin on formaalne ja informaalne. See aga tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud. Formaalne tähendab seda, et on olemas kindlad ja avalikud reeglid valimisnimekirjade moodustamiseks. Informaalne on selle vastand. Detsentraliseeritud tähendab, et valimisnimekirjade sündi ei kontrolli jõuliselt erakondade juhtstruktuurid, vaid kõigil erakonna liikmetel on õigus selles kaasa rääkida. Tsentraliseeritus tähendab vastupidist. Vaatleme sellel skaalal 3 viimaseid Riigikogu valimisi 1999, 2003, 2007 ja 4 suuremat erakonda. Sotsid. Iga valimistsükliga on nad kaldunud üha enam formaalse ja detsentraliseeritud mudeli poole. See tähendab, et valimisnimekirjade koostamiseks on olemas kindlad reeglid ning et ka erakonna lihtliikmed saavad sõna sekka öelda. Pealt näha kõige demokraatlikum erakond Eestis.
kuid muidugi käib ka siin äge võimuvõitlus. Erakonna sisevalimiste võitmiseks kasutatakse erinevaid taktikaid, millest kõige lihtsam on tordi ja lilledega vanainimeste juurde minek või mõnd kandidaati halvustavate kuulujutude levitamine. Näiteks, et tegemist on homoseksuaaliga või et ta tudengina on kusenud vastu ülikooli peahoonet. Lisaks on sotside sisevalimissüsteemi demokraatia kaasa toonud juhtumeid, kus valimisnimekirja etteotsa saavad inimesed, kes ei suuda korjata valijate hääli ning erakond kaotab seetõttu kohti parlamendis ja kohalikus omavalitsustes. Suuresti on sääraste juhtumite taga sotside Lõuna-Eesti tiib, mida nimetatakse ka džihaadiks. Nagu näete, pole palju demokraatiat alati hea. Reformierakond. 1999. aastal asuvad nad kõrvuti Isamaaliiduga. Kuid aja jooksul koondab Reformierakond otsuseid üha vähemate inimeste kätte. Hea võimaluse oma erakonna positsioonide kindlustamiseks annab nii Reformierakonnas kui ka mujal niinimetatud lihtvolituste süsteem. Erakonna liige volitab kellegi ennast erakonna üldkogul esindama. Näiteks Neinar Seli on oma firmades isegi sekretärid Reformierakonda pannud. Laseb neil endale volitused kirjutada ning saabub siis juhatuse valimisele vähemalt 30 inimese häälega. See on läbi proovitud süsteem oma võimu põlistamiseks. Miks sa siis mitte kasutada? Isamaa ja Res Publica liit. Moodustub Res Publicast, kelle otsustusprotsessid olid omal ajal kõige demokraatlikumad. Ja Isamaa liidust, kes ei jää neist palju maha. Kuid mis juhtub pärast 2006. aastal toimunud ühinemist? Tänaseks on reeglid hägustunud, võim on koondunud väheste kätte ja erakond meie skaalal liikunud siia. Hämmastav hüpe. Ja Keskerakond. Äärmiselt stabiilselt ebademokraatlik erakond, kes pole teinud mingeid hüppeid. Keskerakonna sisesed otsustusprotsessid on alati olnud ilma täpsete reegliteta ning väga tsentraliseeritud. Kõrgemad parteiorganid kontrollivad kõiki otsuseid täielikult ning üleriikliku nimekirja koostamine on ainult erakonna juhatuse, sageli juhatuse esimehe pädevuses. Keskerakonna otsustusprotsesside ebademokraatlikkus on sedavõrd sügav, et 2011. aastal ei taha nad siia tabelisse äragi mahtuda. See oli meie tänane valimiskool number 2. Kuidas pealtnäha demokraatlikes erakondades tehakse otsuseid täiesti ebademokraatlikult. Ja meie tänane vaataja küsimus kõlab, kuidas sai demokraatlikust Isamaaliidust ja väga demokraatlikust Res Publicast ühinemisel täiesti ebademokraatlik Isamaa ja Res Publica liit? Vastuseid ootame aadressil info@estieest.ee. Püsige lainel!